Teid tervitada jällegi selle aasta esimesel reedel, mis endaga on kaasa toonud ka meie selle aasta esimese topi ja esimesel kohal meie topil, vaat oleks öelda, et tegu on tropiga, tegu on ikka väga asjaliku mehega. Nimelt üks Senegali laulja Youssou N'Dour on teada andnud, et temast saab nüüd Senegali president. Nimelt ta on siis alustanud kandideerimist ja olemegi toredale laulumehele nüüd helistanud, et tšekkida, kuidas kampaania läheb ja millised on siis tema programmi sellised põhilised alustalad. Tere hommikust, Youssou! Tere hommikust! Kuidas, mis aeg teil praegu seal Senegaalis on? Senegaalis on täpselt sama aeg praegu kui teil Eestis, et me oleme ühes ajavööndis. Oleme, jah? Väga mõnus. Youssou, teid kutsutakse, eks ju niimoodi eesnimepidi Youssou? Jussike? Juss, mis viis siis sind või teid nii kaugele, et otsustasite nüüd astuda vastu ikkagi väga, ütleme, raskele oma elu esimesele tõelisele väljakutsele hakata Senegali presidendiks? Ütleme niimoodi, et samamoodi minu kolleegid on samamoodi igal pool üritavad praegu presidentideks ja peaministriteks saada. Nagu näiteks me teame, et Madagaskari president on tuntud DJ ja ka Haitile tahtis siis Vaiklev saada presidendiks ja miks mitte? Väga paljud, ütleme, lauljad ja inimesed on palju kuulsamad kui mingid poliitikud ja armastatavad saavad iga pidama. Nii see tõesti on, jah. Youssou N'Dour, teie olete muidu kõva laulumees, aga peale seda, ma väga vabandan siin enda teadmatust ja ignorantsi, aga peale seda Neneh Cherry'ga tehtud 7 Second, et ei ole väga teist midagi sukest väga tõsist ja rahvusvahelisi piire ületavat kuulda olnud. Kuidas nii? Kas te seda ei tea siis Lion Sleeps in Jungle Tonight? Laulge palun, ma tõesti ei tea. Jah, tuli meelde. On! Oi, see on väga hea laul muide. Mida te nende sõnadega öelda tahate seal? Avumba või, tähendab 1, 2, 3, 1, 2, 3. Väga tiip. Olgu, aga jätame hetkeks muusika kõrvale, sellest võib-olla pärastpoole teeme veel juttu. Miks selline, ütleme, südamevalu viis teid Senegali presidendiks kandideerima? Mis sellised põhilised põhjused olid? Lisaks sellele, et ka teised muusikud tahavad presidentideks saada. Esiteks on see, et Senegalis on väga palju probleeme, mida tuleks lahendada. Näiteks ei ole meil sooja vett. Teil ei ole sooja vett, nii? Meil ei ole sooja vett ja meil ei ole jäterätikoid ja seepi ka. Et kui teie Juss saate siis Senegali presidendiks, siis teil olemas sooja vesi ja käterätid? Ja minu poolehoidjad ongi, me mäletame, kui Ukrainas oli valimised, mis, ma ei tea, mis ta nimi oli, tema poolt hääletate siis või tema toetust avaldati siis oranžide sallidega. Minul on kõigil käterätikud peas. Kõigil on käterätikud peas. Ja kes mind toetavad. Ja samuti on meil väga kehv mobiililevi, metsas ei levi. Nii? Mobiil, sellega tahaks ka võidelda. Tahaksite mobiilileviga võidelda? Mismoodi proovite siis oma programmis suhtuda ja suhtestuda rahvusvähemustega? Vägivalla teel ikka, nagu meil siin Aafrikas käivad, et kui mingi ema on, ostame paagi bensiini täis, salvedab, sest pasmed täis, sõidame autoga ringi, laseme püssid taeva poole tühjaks ja harjume, küll siis hakkama saab. Kas mingid sellised veel olulisemaid punkte teie programmis on, mida tahaksite praegu siin Eesti rahvale muide, kes on teie suur poolehoidja, tahaksid ette lugeda? Tahaks natukene Senegali nihutada vasakule kaardi peal rohkem. Ja sinna üle mõelda, et see on soojem, see on jahedam. Praegu on väga pälav. On küll. Ja selle pälavusega tahaks ka midagi ette võtta. Täpselt ei tea midagi, aga tean, aga midagi peab saladusest ka jääma. Seda kõike välja öelda. Kes teie suurimaid vastaskandidaate praegu on? Hää Youssou? Üks
üks mandrill on. Ütlete lausa niimoodi. Ütlete oma. Kandideerite ahvi vastu. No mina saan teha, kui asjad inimesed võtavad seda poliitikat väga naljaga ja teil Facebookis presidendiks ja see on juba saanud 13 miljonit laiki, mina olen saanud 6. Raske! Vaat tahakski öelda, et ametlikud pollid siis praegu näitavad ka, et ikkagi ahv juhib 94%-ga. Teil on endal siis 6% häältest ainult. Kuidas nüüd, kui 12 päeva on ainult valimistele jäänud, kuidas Jussu kavatsete siis ikkagi võiduni minna? No vägivallaga. Vägivallaga? Ikka. Ühesõnaga, et kas teil on Senegalis teil siis suksed avalikud televisiooni debatid ka presidendikandidaatide vahel? Ei, meil televisiooni ei ole, me tuleme üle sinna serva peale kõrku, seda suur plats. Ja siis te lööte kaikaga selle ahvi lihtsalt? Ei, kaikad ei ole, Sierra Leonest ostame relvi ja machetesid hakkame siis rappima. Ja loodate, et sellega siis saate võidu? Meil sellega raspiraitate selle asja ära. Jussu, kas see kõlakas, mis internetis liigub, vastab ka tõele, et pärast teie võitu saab Senegal endale ka uue hümni? Absoluutselt. Tahate te seda lõpetuseks laulda, sest et see sinna Senegali helistamine on üks õudne tüütus ja väga kallis lõbu, et ma tahaksin selle kõne nüüd ära lõpetada. Ma pean laulma hümni või? Ja palun laulge hümni, et saaksime püsti tõusta kõik. Okei. Beoguma comme kolda javlise kisja avonone simaline etilene tapale pulmakis Senegal, la. Väga võimas. Aitäh, Jussu Ndur. Ja hoiame teie pöialt. Jussu Ndur Senegali presidendiks.